Peaaegu pooled mehed ei vaheta voodipesu kuude kaupa. Ja nüüd üks fakt, mis sulle ei meeldi. Inimesed. 200 000 aastat tagasi olid sinust puhtamad. Ühes Aafrika koopas leiti nende ase. Allapanuks oli rohi. Ja need inimesed, kellel polnud veel ei kirja ega kunsti, põletasid regulaarselt vana allapanu ära ja panid uue. 200 000 aastat tagasi hoidis inimene juba magamistoas korda. Aga meie vaidleme, kas võid 4. kuud järjest samade linadega magada. Tere sõber, sa oled kanalil Kirg-Kirdopp. Täna saad teada mäetipul asuvast metsast, kuhu pole võimalik ronida. Ja ojas ujub seal mingil põhjusel kala. Ja keegi ei saa aru, kuidas ta sinna sattus. Jeruusalemma all asuvast tunnelist, mille keegi on paljaste kätega välja kaevanud. Aga kes, millal ja miks, seda ei tea üldse keegi. Ja ookeani sügavusest tulnud signaalist, mis liikus kiirusega, mis pole ühelegi allveelaevale kättesaadav. Ametlikult selliste omadustega seadmeid ei eksisteeri. See on viimane lugu ja see on kõige kummalisem. Nii et vaata videot lõpuni, et midagi vahele ei jääks. Kirstud jumalatele. Egiptuse kõrbe liivade all, Djooseri püramiidi lähedal, asub maa-alune paik nimega Serapeum. Prantsuse arheoloog Auguste Mariette leidis selle juba 1850 aastal, sinna viis kunagi terve Sfinkside allee. Kitsad koridorid viivad alla, pimedusse. Ja seal kivist välja raiutud kambrites seisavad kivist kastid, kuid need pole tavalised kirstud. Iga sarkofaag kaalub 10 tonne. Üks selline kast kaalub sama palju kui täielikult koormatud rongivagun. Mõned on isegi raskemad. Need on välja lõigatud tervetest graniidi- ja basaltitükkidest. Seestpoolt on need nii siledaks poleeritud, et isegi tänapäeva insener oleks üllatunud. Ja paks gaas on kastile sobitatud sellise täpsusega, mida on isegi tänapäeval raske korrata. Ja nendesse ei maetud mitte vaaraosid. Nendes haudades lebasid härjad. Vanas Memphises valisid preestrid välja ühe härja. Nad kuulutasid ta Jumala elavaks kehastuseks ja kuni härg oli elus, austati teda kui pühadust. Ja kui ta suri, siis mumifitseeriti tema keha ja asetati nendesse hiiglaslikesse sarkofaagidesse selliste austusavaldustega, mida iga inimene ei saanudki. Ja nii kestis see sajandisse, alates vaarao Aminhotepi 3. ajast ja peaaegu kuni Rooma ajastuni. Nüüd mõelge selle peale. Et selline kast tahkest graniidist välja lõigata, seestpoolt poleerida, vedada 10 tonne kive läbi kitsaste maa-aluste koridoride ja täpselt õigesse kohta paigutada, on vaja karjääri, transporti, inseneeriarvutusi ja sadu inimesi. Ja kõik see ainult ühe härja pärast. Osa uurijaid räägib siiani tõsimeeli mingist kadunud tehnoloogiast, et käsitsi polevat seda võimalik teha. Egiptoloogid lihtsustavad kõike maksimaalselt ja väidavad, et mingit maagiat pole. Ainult abrasiivid, kangid, vasskriistad ja aastate pikkune hoolikas töö. Võib-olla ongi nii, aga kujuta ise ette. Sul on vaja kaljust välja lõigata kast ja gaas, mis kaaluvad 10 tonne. Poleerida sisepind peegel siledaks, viia kõik maa alla mööda koridori, kust vaevu mahub inimene trepist alla ja panna gaas peale nii, et vahet poleks. Ilma kraanata, ilma nurklihvijata ja ilma laserloodita. Kui seisad sellise 40 tonnise kastiga kõrvuti, mille keegi vedas siia üle 2000 aasta tagasi püha härja pärast, siis tundub versioon primitiivsetest kangidest kuidagi ebausutav. Ja veel üks veidrus. Paljud sarkofaagid leiti tühjana. Härgi neis ei olnud. Kas rööviti juba ammu või polnudki need algselt selleks mõeldud? Teadlased ja ajaloolased vaidlevad selle üle siiani. Praegu on teada 9 maetud härjast ja veel 3 Mariette enda sõnul pole tänaseni leitud. Kõige hirmutavam on see, et 1000 aastat tagasi oli see tsivilisatsioon, mis ületas meie praegust palju ja ometi hävitati see. Mis siis tegelikult juhtus, seda ei pruugi me kunagi teada saada. Sõrmus võõra nimega. Inglismaa, Lincolnshire. Mees metallidetektoriga kõnnib põllul. Seade tuvastab midagi. Ta kaevab ja võtab maast välja hõbedase kullatud sõrmuse, mis, nagu hiljem selgus, oli maa sees olnud 1000 aastat. Veidi üle 2 sentimeetri läbimõõdus 4,5 grammi. Serval on graveeritud 16 ruunimärki ja just siin hakkabki kummaline pihta. Kullatus on sõrmusel kõikjal, välja arvatud ruunide peal. See tähendab, et kiri tehti pärast sõrmuse valmistamist. Keegi võttis valmis ehte ja kraapis sellele hiljem ruunid peale. Vagu hõõruti tumeda inkrustatsiooniga üle, et märke oleks näha. Nottinghami ülikooli teadlased suutsid osa kirjast lahti mõtestada. Võimalik, et seal on kodeeritud nimi Udnan ja sõna, mis meenutab iidset sõrmust. Aga täpset tähendust ei mõista keegi siiani. Ruunid olid germaani rahvaste kiri enne ladina tähestiku tulekut.
kuid neid ei kasutatud alati kirjutamiseks meie mõistes. Sageli olid need märgid erilise tähendusega, kaitsvad, rituaalsed ja maagilised. Sarnaseid sõrmuseid samasuguste loetamatute kirjadega on varemgi leitud. Praegu asuvad need Briti muuseumis. Ja nende kirjade tähendus pole siiani lahti mõtestatud. Just sellepärast arvavad uurijad tõsiselt, et need võisid olla talismanid. Sa kannad sõrmes mitte lihtsalt tehet, vaid loitsu, mis peaks sind kaitsma. Sõrmus on valmistatud peenet ja hoolikalt. Arheoloogid nimetasid seda otse üheks silmapaistvamaks sellelaadseks leiuks. Sellist kandis inimene, kes polnud vaene. Ja seal samas leiti veel ka anglosaksi pannal. See tähendab, et siin oli terve asula, millest varem keegi ei teadnud. Ja seal elasid inimesed, kes oskasid kirjutada. Ajastul, mida nimetatakse pimedateks sajanditeks. Kui kirjaoskajaid oli vaid üksikuid, kandis keegi sõrmes sõrmust salajase kirjaga. Ja mida see tähendab, pole me 1000 aasta jooksul teada saanud. Skarabeused ja raam. Ühes saates Pawn Stars, kuhu inimesed toovad pandimajja igasuguseid haruldusi, juhtus lugu, mis ideaalselt näitab, kuidas antiikesemete hind tegelikult kujuneb. Naine tõi kullast sõrmuse, millesse oli paigutatud muistse Egiptuse skarabeus. See on püha mardikas, mida egiptlased valmistasid tuhandete kaupa amulettidena. Perekonnalegendi järgi on sõrmus üle 3500 aasta vana. 18. dünastia ajast. Just see, kuhu kuulusid Tutankhamon ja Nofretete. Sellise esemeist lootis naine saada $15,000. Kutsuti ekspert. Ja siin läks asi huvitavaks. Ekspert võtab sõrmuse, vaatab skarabeust. Jah, ütleb ta, mardikas on ehtne. See on ehtne vana Egiptuse artefakt. Siis vaatab ta sõrmuse raami, kulda. Ja kõik variseb kokku. Punutis, tehnika, tööstiil, kõik see ei viita vana Egiptusele. Pigem 20. sajandi algusele. Umbes 1900 aasta. Mida see tähendab? Neil aastatel oli Euroopas ja Ameerikas tõeline Egiptuse hullus. Kõik olid vaimustuses vaaraodest ja hauakambritest ja ettevõtlikud inimesed lõid terve äri. Võeti päris iidseid skarabeuseid, keda Egiptuse liivast leiti lausa hulgim. Need pandi uutesse kuldsõrmustesse ja müüdi turistidele kui iidset reliikviat. Ehk siis mardikas on iidne, aga sõrmus tavaline suveniir, 100 aasta vanune. Ja hind kujunes vastavalt. Ekspert hindas skarabeus ise umbes $200–250 väärtuseks, kuld veel 200. 15 000 asemel lahkus naine $300–360. Ja siin peitubki peamine õppetund. Arheoloogias otsustab kõik kontekst. Vana ese, mis on välja kistud oma algsest ümbrusest, hauakambrist ja maapinnakihist, temaga seotud ajaloost ning pandud kaasaegsesse raami, lakkab olemast muuseumi väärtuse kaare. Sellest saab lihtsalt vintage ehe armsa mardikaga. Mardikas ise pole selle ajaga grammigi muutunud. Kõik tema ümber on muutunud. Mind hämmastab, et ehtne vana Egiptuse artefakt, mis on üle 3000 aasta vana, müüakse nii väikese raha eest. Ma jätaksin selle lihtsalt endale huvi pärast. Ja mul on täiesti ükskõik, et kuldraam on uus. 37 laipa ühes kannus. Põhjalaos. Mägedes asuvad metsad Sienguangi platool. Seal on koht, mida nimetataksegi kannude tasandikuks. Kogu oru peale on laiali sadu hiiglaslikke kivistanumaid. Enamik neist on tühjad. Teadlased ei saanud pikka aega aru, milleks neid üldse vaja oli. Hiljem avas rahvusvaheline meeskond ühe kannu, mille töönimeks oli Objekt 75. See oli inimese pikkune, laius üle 2 meetri. Kujuta ette kivianumat, mis on väikese auto suurune ja püsti pandud. Ja see ei olnud tühi. Sees lebasid 37 inimese säilmed. Radiokargon analüüs näitas veelgi kummalisemat asjaolu. Kannu kasutati 270 aastat. See tähendab, et inimesed tulid siia ikka ja jälle, põlvkond põlvkonna järel. Ja nad panid oma surnuid samasse anumasse. Vanuisi, isasid, lapsi, kõik ühte kannu. See toimus umbes 9. kuni 12. sajandil meie ajaarvamise järgi. Sel ajal, kui naabruses arenesid Hiina Sungi dünastia ja Khmeri impeerium Kambodžas. Kuid luid ei pandud sinna kohe pärast surma. Selgus, et seda tehti 2 etapis. Kõigepealt jäeti keha lagunema ja alles hiljem viidi üksikud luud kannu. Väikesed kannud kõrval olid tõenäoliselt ajutiseks kohaks, kus keha lõpuni lagunes. Ja kui inimesest olid alles vaid luud, pandi need teiste juurde. Võib-olla sellepärast seisavadki enamik kannudest tasandikul tühjana. Need polnud hauad, vaid vahejaamad. Nagu ütles üks väljakaevamiste juhtidest, paljudes kultuurides on lagunemine ülemineku etapp surma ja esivanemate maailma vahel. Ja luude ümberpaigutamine tähendas, et muutumine oli lõpule jõudnud. Huvitav, kes need 37 inimest olid? Sugulased, üks kogukond? Praegu ei tea seda keegi. Lähedalt leiti helmeid ja analüüs näitas, et materjal oli toodud lausa Lõuna-Indiast ja Mesopotaamiast. See tähendab, et see paik oli seotud kaubateedega üle poole Aasia.
Sinna jõuda on raske ka tänapäeval. Tihe mets, mäed ja lõhkemata pommid, mis jäid alles pärast Vietnami sõda. Mis sa arvad, kes olid need 37 inimest ühes kannus? Kas üks perekond? Või hoopis midagi muud? Kirjuta kommentaaridesse, huvitav oleks teie arvamusi lugeda. Mets, mida ei tohiks olemas olla. Aga siin on lugu, mille ei leitud ekspeditsioonidel, vaid Google Mapsis. Bioloog uuris satelliidipilte Mosambiigi põhjaosast ja nägi kuiva savanni keskel tumedat läiku, nagu keegi oleks võtnud tüki džunglit ja kleepinud selle kalju külge. See on Liiko mägi. Hiiglaslik kivisammas keset tasandikku. Sellel on üle 700 meetri kõrgused seinad, see on 2 korda kõrgem kui Eiffeli torn. Ja seinad on peaaegu püstloodis. Mägi ise on saar, mis koosneb kevadest vulkaanilistest kividest. Need lagunevad palju aeglasemalt kui kõik muu ümberringi. Kunagi oli see üks terviklik massiiv, lihtsalt kõik muu on ammu kadunud, aga Liiko on jäänud püsti. Tavalisel inimesel on sinna üles ronimine võimatu ja tipus asub mets, mis on olnud maailmast eraldatud miljoneid aastaid, mida pole keegi kunagi puutunud. Teadlased läksid sinna koos alpinistidega ja tekkisid küsimused. Esimene mõistatus on vaikus. Aafrika metsad tavaliselt karjuvad, vilistavad ja laulavad igal häälel, aga siin polnud peaaegu üldse linde. Füüsilisi takistusi neil pole. Toitu on küll, aga linnud lihtsalt ei lenda sinna. Ja miks? Seda ei mõista keegi. Teine mõistatus. Kuna linde pole, on siginenud palju pisielukaid. Ämblikud, röövikud, teadusele tundmatud uued liblikad ja kassi suured rotid. Kolmas mõistatus on pinnas. Oodati õhukest mullakihti palja kivi peal, aga leiti sügavpinnas, milles kasvavad suured puud. See tähendab, et pole siin olnud sadu, vaid vähemalt 1000 aastaid. Orgaaniline aine kogunes siin aastatuhandeid. Ja siis nähti Mägiojas tipu lähedal säga. Suur elus kala. Tipus on ligipääsmatud kaljud. Kuidas ta sinna sattus, küsite teie? Sellele küsimusele pole praegu võimalik täpselt vastata. Võib-olla tõid linnud kunagi sinna kalamarja. Võib-olla on see jälg iidsest veesüsteemist, mida enam ei ole. Täpselt vastust me ei tea. Ja viimaks leiti oja äärest vanu savipotte. Keegi oli need sinna jätnud. Aga vanasti oli sellele mäele ilma alpinisti varustuseta ronida lihtsalt võimatu. Mitte kuidagi. Kes viis sinna potid, millal ja kuidas, see on 4. mõistatus. Ja see on seni vastuseta. 4 mõistatust ühel mäel ja mitte ühtegi vastust. Aga kuidas sinu arvates sattusid kala ja potid tippu, kuhu pole võimalik ronida? Kirjuta kommentaaridesse. Mul oleks huvitav erinevaid versioone kuulda. Mulle tundub, et mõni miljardär, kes saab teada sellest raskesti ligipääsetavast kohast, ütleb, jah, just see ongi see koht, mida ma otsisin. Ma võtan selle endale. Püha kuninga asemel. Norfolk, Inglismaa. Jälle metallidetektoriga otsija, seekord Antoni küla juures. Ja seekord 9. sajandi kuldne ripatsmünt. Ühel poolel habemega näguprofiilis. Ja ladinakeelse kirja järgi tuvastati ta. See on Ristija Johannes. Ja tagapüljel on säilinud tekstikatke, mida loeti kui Ristija ja evangelist. Ja see on juba peaaegu võimatu. Asi on selles, et tol ajajärgul, karolingide ajal, vermiti Lääne-Euroopa müntidele valitsejate kujutisi. Kuningaid, keisreid, neid, kellel oli võim, mitte pühakuid. Aga siin on kullal religioosne tegelane. Mündiekspert ütles otse, et ühtegi teist karolingide münti Risti ja Johannese kujutisega ei ole teada. Üldse mitte ühtegi. Sellised kujutised olid kasutusel Bütsantsis, Euroopa teises otsas, aga mitte siin. Edasi läheb veel hullemaks. Kirjatüüp viitab 9. sajandi lõpule. Umbes aastatel 860-870 ja just umbes 870 aastal vallutasid Ida-Inglismaa viikingid. Ja viikingid polnud siis veel korralikult kristlasedki. Kust siis paganlike viikingite maalt pärineb kuldmünt, millel on kristlik pühak Bütsantsi stiilis? Järelikult oli viikingite ja kristlaste vahel palju rohkem suhtlust, kui ajaloolased on harjunud arvama. Me oleme harjunud kujutama viikingeid kui paganaid, kes tulid kloostreid põletama. Aga nüüd selgub, et ideed, sümbolid ja usk liikusid kultuuride vahel palju lihtsamalt, kui seni arvati. Ja keegi viikingite maal kandis kaelas kulda, millel oli kujutatud kristlikku pühakut. Üks väike ment seab kahtuse alla terve peatüki õpikust. Praegu läbib see ekspertiisi vastavalt Briti aardeseadusele. Ja Norwichi muuseum on sellele juba siima peale pannud, omletile. Omletile on 7000 aastat. Lühike, kuid maitsev lugu. Teile meeldib see? Iisraeli lõunaosas, Nitsana lähedal, kaevasid arheoloogid välja 7000 aasta vanuse munade varu. Ja kõrval olid lõkkejäänused. Pilt saab ise selgeks. Vana- ja kõrberändurid korjasid mune, tegid lõkke ja valmistasid need kohe koha peal. Üks muna asus sõna otseses mõttes lõkke sees. Asu koha järgi on näha, et see ei ole looduslik munapesa, mille lind oleks maha jätnud, vaid tahtlikult kogutud varu. Sisuliselt kaevasid teadlased välja iidse hommikusöögi paiga. Omlett, mis on 7000 aastat vana, ja need ei olnud kanamunad.
Üks jaanalinnu muna asendab toiteväärtuselt umbes 25 tavalist muna. See tähendab, et ühest munast piisas terve grupi toitmiseks. Pole ime, et mune hinnati kõrgelt. Tulevast koorest tehti veeflaske. Neid pandi haudadesse ja kasutati luksusesemetena. Kuid huvitav on see, et arheoloogid leiavad mune sageli, aga jaanalinnu luid peaaegu ei leita. Ilmselt otsustasid iidsed inimesed, et miks tappa jaanalindu, kui saab lihtsalt tema mune korjata. Lindu ei puututud, võeti ainult munad. Sisuliselt hoolitseti tulevase saagi eest juba ammu enne seda, kui inimesed üldse sellistele asjadele mõtlema hakkasid. Muide, jaanalinnud elasid siin kandis kuni 19. sajandini, kuni nad täielikult hävitati. Aga munad säilisid tänu kõrbele. Liiv mattis asula enda alla ja säilitas need. Ja pärast 7000 aastat paljastasid luited selle taas. Tunnel, mis viib ei kuhugi. Jeruusalemma all tegid arheoloogid enne uue linnaosa ehitamist tavapärase kontrolli, et teada saada, kas maa all on midagi iidset. Tavaline peaaegu igapäevane töö, kuni nad sisse kukkusid. Otseses mõttes sattusid nad kivimites oleva loodusliku tühimiku peale. See osutus sissepääsuks pikasse maa-alusesse tunnelisse. Tunnel ulatub üle 50 meetri, kõrgus on umbes 5 meetrit. Mõnes kohas ulatub laius kuni 3 meetrini. See ei ole lihtsalt looduslik lõhe. Seal saab täies pikkuses kõndida. Osa on varisenud, osa on täis maad, mis on sinna kogunenud sadu või isegi tuhandeid aastaid. Ja mis kõige tähtsam, teadlased on kindlad, et see pole looduse looming. Tunneli kaevasid inimesed oma kätega. Ja edasi on arheoloogidel ja ajaloolastel taas palju küsimusi. Kes selle tegi, millal ja milleks, pole teada. Alguses arvati, et see on iidne veetorustik, mis viib allikani, aga ühtegi veeallikat lähedalt ei leitud. Ja seinad pole krohvitud. Vee jaoks nii ei tehta, muidu imbuks kõik kivimisse. Hiljem tekkis veel üks oletus, et see on kaevandus, mida kaevati kriidikihi pärast, kas ehituskivi või lubja jaoks. Kuid ka see on vaid versioon, tõendeid pole. Vanust pole samuti võimalik kindlaks teha. Seest ei leitud ühtegi eset, mille järgi saaks dateerida. Ei ühtegi keraamikakildu, münti ega midagi muud. Praegu on vaid üks vihje. Lähedal on rauaaja asula varemed. Kui tunnel kaevati juba siis, tähendab see, et see on 2,5 kuni 3000 aastat vana. Kujuta vaid ette. Keegi raius kaljusse käigu, mis on poole jalgpalliväljaku pikkune ja poolteise inimese kõrgune. Ta liikus käsitsi tonne kivimit. Ta kulutas sellele kuid, võib-olla isegi aastaid. Ja siis unustati see käik nii põhjalikult, et tuhandete aastate pärast sattusime sellele juhuslikult. Ja siiani ei tea me, milleks see oli. Terve rajatis ilma ühegi vihjeta selle kohta, kes ja milleks selle ehitas. Saksamaa, Paderborni linn. Arheoloogid kaevasid ehitusplatsil ja avasid keskaegse tualeti. Peaaegu 800 aastat tagasi suletud käimla kuhi. Seal leiti korraga 5 sellist hermeetilist auku. See ei kõla just isu äratavalt, kuid tänu sellele on meie ajani säilinud hämmastav asi. Alguses peeti seda lihtsalt poritükiks. Kui laboratooriumisse puhtaks tehti, selgus, et see on väike puidust märtmik, umbes peopesa suurune. 10 vahaga kaetud lehekülge, nahast vutlaris, millel on liilia kujuline muster. Keskaegses Euroopas oli liilia kuningavõimu sümbol. Vahale kirjutati terava pulgaga. Kraapisid märkme, kustutasid, kirjutasid uuesti. Keskaegne mustandite märkmik. Ilma hapnikuta suletud augus säilisid puit, vaha, nahk ja isegi kangas sajandeid. Ja ei mädanenud ära. Seal, kus tavalises mullas poleks neist midagi alles jäänud. Restauraator väidab, et isegi pärast nii palju sajandeid lõhnas leid käimla august ikka veel üsna korralikult. Lehekülgedel on ladinakeelne kursiiv. Read lähevad kohati üksteise peale, nagu oleks kirjutatud eri suundades. Nii et desifreerimine võtab aega. Aga teadlased arvavad, et raamat kuulus kaupmehele. Tol ajal oskasid lugeda ja kirjutada vaid üksikud. Ja just kaupmehed kuulusid sellesse kirjaoskajate tippu. Tõenäoliselt kirjutati märkmiku üles tehingud ja päevased toimetused, midagi keskaegse päeviku taolist. Ja seal samas augus leiti ka tünne, korve, keraamikat, nuga ja siidilõike. Kallid kangad, mis olid lõigatud korralikeks ribadeks. Miks olid siidiribad tualetis? Huvitav küsimus. Restauraator pakkus välja selle, millele sa juba mõtlesid. Kunagi ammu visati elegantne siidkangas minema. Ja sellest tehti tualettpaber. 80 aastat tagasi kasutas keegi siidi selleks otstarbeks. Kallis ja uhke, see on selge. Aga praktilisest vaatenurgast ma vaidleks vastu. Ehte komplekt kangal 1100 aastat. Saudi Araabia arheoloogiline paik Tariya Al-Qasimi piirkonnas.
Maast leiti üle 100 kuldehte, mis on üle 1100 aasta vanad. Ja need on säilinud nii, nagu oleks need eile ära võetud ja liivaga üle puistatud. Ripatsid, kuldsed kettad, värvilised helmed ja suur kettakujuline ehe, mis on kaetud värviliste kividega ümber keskse mustri. Teadlane arvab, et kunagi oli see kõik üks luksuslik ehete kogum, mida kanti suurte pidustuste ja tähtsate sündmuste puhul. Lillemustrid geomeetriliste ornamentide sees on abassiidide ajastu islami kunsti tunnusstiil. Sama kalifaat, mis oli kuulus teaduse, kirjanduse, luksuse ja kaubanduse poolest pooles maailmas. Kõik on tehtud väga hoolikalt. Meistrid lõid kullast välja õhukesed lehed. Muster pressiti metalli sisse. Värvilised kivid asetati hoolikalt raamide sisse. Ja kivid ise, nagu näha, toodi kaugelt. See tähendab, et siia ulatusid kaubandussidemed 1000 kilomeetri kauguselt. Kellele kuld kuulus, ei ole teada. Võib-olla rikkale perele, võib-olla kaupmeestele või ehk valverändurile. Siin samas lähedal kulges Basra Hadži tee, mida mööda mindi Mekasse Iraagist. Kujuta ette karavani, mis 1000 aastat tagasi ööbib selle linna juures teel pühapaikadesse ja keegi kaaslastest veab endaga kaasa terve kullast ehtekomplekti. Ja ümbrusest leiti mitte ainult ehteid, vaid terve asula. Kivist vundament ja savitellistest seinad, krohvitsega toad, kolded, ahjud, klaasi ja keraamikakillud. See tähendab, see polnud ajutine peatuspaik ega peidetud varandus keset põldu. See oli elav linn, sajandi linn. Läbi selle voolas usk, kaubandus ja kuld. See tõestab veel kord, et tolle ajastu kõrbe kaubateed olid elavad ja rikkad arterid, mitte lihtsalt teed läbi liiva. 1000 silmad maa peal. 1930. aastatel pildistati USA Atlandi ookeani rannikut esimest korda lennukilt ja inimestel võttis hing kinni. Kogu rannajoon New Jerseyst kuni Floridani oli kaetud 1000 ovaalsete lohkudega, mis meenutasid kuu kraatreid, nagu maa vaataks sind 1000 ühesuguste silmadega. Ja kõik need silmad kõõritavad ühte suunda, sest need ovaalide pikad teljed on suunatud täpselt loode kagu suunas. 1000 lohkudel 100 kilomeetrit ulatuses rannikul ja mida kaugemale põhja poole, seda suurem on pöördenurk. Georgias on ühed nurgad, Virginias teised. Ja kui kujutleda, et kõik need teljed pikendada, siis need koonduvad umbes ühte punkti, kusagil Indiana kaguosas ja Ohio edelaosas. Neid nimetatakse Carolina lahtedeks, kuigi tegelikult pole need mingid lahed. Kust need pärit on, selle üle vaieldakse siiani. Esimene versioon on ilus. Maad tabas meteoriidisadu, täiuslik ovaalne kuju, ühtne suund. Ja tundub, et kõik klapib. Aga tänapäevased seadmed lükkavad selle ümber. Lohud on liiga madalad, et olla kraatrid. Neist pole leitud ei meteoriidikilde ega löögijälgi. Teine versioon on Hollywoodi moodi. Komeet põrkas kokku liustikuga suurte järvede kohal. Ta paiskas taevasse jääkamakaid. Need langesid rahekombel pehmenenud rannikumaale, jättes kalduslohud. Ja just seetõttu osutavad kõik teljad suurte järvede poole. Kolmas versioon on igav, kuid teadlaste seas kõige populaarsem. Jääajal puhusid pidevad orkaanituuled. Väikestel järvedel tekkisid keerised ja vesi lihvis 1000 aastaid kaldaid täiuslikuks ovaaliks. Tuul puhus alati ühes suunas. Seepärast vaatavadki silmad ühes suunas. Kuid ükski versioon ei selgita seda anomaaliat täielikult. Seni kuni teadlased vaidlevad, on lahed ise muutunud kaitsealusteks oaasideks. Ainult siin, metsikus looduses, 100 kilomeetri raadiuses ümber ainsa linna kasvab legendaarne Veenuse kärbsepüünis. Taim, mis sööb putukaid, sest ümbritsev pinnas on liiga vaene. Kiskja lilled planeedi salapärastes silmades. Ja veel siin, seisvas kaladeta vees, paljunevad rahulikult kõige haruldasemad konnad. Ja nüüd, mis nendega praegu, 2026 aastal toimub? Kunagi oli selliseid lahtesid kuni 500 000, täna on alles vaid mõni 100. Ülejäänu on neelanud põllud, lageraied ja ehitused. Üks suur laht sõja ajal ja üldse muudeti see pommitamispolügooniks. Ja pärast hiljutist kohtuotsust jäid paljud neist ilma riiklikust kaitsest. Ja maa unikaalseid silmi võidakse lihtsalt hakata põllumaana kasutama. Kas see on kosmiline löök või tuulenõidus? Aga sina, kummal poolel oled? Kirjuta kommentaaridesse. Rüütel, keda polnud olemas. Barcelona, Pedralbessi klooster. Kloostri 700 aastapäevaks avasid arheoloogid mitu 14. sajandi hauda. Taheti rohkem teada saada esimese naiskloostri elust. Ja nende haudade seas oli ka kuninganna Elisenda de Moncada haud. See naine abiellus 30-aastaselt 50-aastase kuninga Errogonaga. Temast sai tema 4. naine ja 10 lapse kasuema. Ja üks mõjukamaid kuningannasid keskaegses Euroopas. Lesestununa rajasta selle kloostri ja elas seal kuni 70. eluaastani. Muide, see on kinnitatud. Neil on manusest tingitud artroosi jälgi, kõik klapib ajalooga. Tema ise maeti tagasihoidlikult muunga rõivastes.
Lihtsas puidust kastis, kuid hauakambrist leiti kullaga tikitud siidijälgi ja lõhnavaid ürte, rosmariini ja mürti. Seni on kõik korras, aga edasi algab see, mida teadus ei suuda seletada. Kloostri esimese ülemnunna hauakambris leiti koljulauk, noahaav. Teises hauas, kus kõigi ülestähenduste järgi pidi lebama rüütel, ei leitud üldse mehe luid. Rüüti asemel lebasid seal 2 täiskasvanud naist ja 3 last. Ja 3. hauakambris olid vähemalt 9 inimese luud, kes olid maetud erinevatel aegadel. Nende seas oli 4 mehe koljud torkehaavadega ja mumifitseerunud raseda naise torss koos sündimata lapse jäänustega sees. Vaatame veel kord, et sellest aru saada. Naiskloostri ülem, kellel oli koljus noahaav. 4 meest, kes olid kloostri seintest noaga tapetud, kuigi seal ei oleks pidanud üldse mehi olema. Rase naine koos imikuga, otse kuninganna enda hauakambri kõrval. See ei ole iidne lahinguväli ega rüüstamata surnuaed. See on vaikne naisklooster, mille kuninganna rajas palvetamiseks. Ja keegi ei suuda siiani vastata, kes need inimesed olid, kuidas nad siia sattusid ja miks nad tapeti. Praegu eraldatakse luudest ja hammastest DNA-d, et aru saada, kes need inimesed olid. Kas nad olid omavahel sugulased ja kas neil oli iidsete haiguste jälgi? Võib-olla leitakse vastus, aga võib-olla jääb vaitse naiskloostri saladus igaveseks lahendamata. Võõras võõrastes kätes. Ja nüüd lugu mitte sellest, mida leiti, vaid sellest, mis asub seal, kus ei peaks olema. On asju, mida hoitakse maailma kõige kuulsamates muuseumides, kuid pool planeedist arvab, et neil ei ole seal kohta. Raamat nimega Chichi, see on maailma vanim liikuva trükikirjaga trükitud raamat, mis trükiti liikuva trükikirjaga 1377 aastal 78, aastat enne kuulsat Gutenbergi piiblit. See tähendab, et korealased omandasid raamatutrüki peaaegu 100 aastat varem kui eurooplased. UNESCO tunnistas selle maailma tähtsusega mälestiseks. Praegu asub see Prantsusmaa rahvusraamatukogus, kuhu selle viis Prantsuse diplomaat juba 20. sajandi alguses. Korea palub seda tagasi anda. Prantsusmaa keeldub, põhjendades seda sellega, et raamat on kogu inimkonna aare. Kuninganna Nefertiti püst. Lubjakivist nägu on peaaegu 3500 aastat vana. Ja see on üks ajaloo kõige äratuntavamaid kujutisi. See asub Berliinis alates 1913 aastast. Egiptus on aastakümneid palunud seda koju tagasi anda. Ja aastakümneid saab eitava vastuse. Kohinuri teemant, 105 karaati. Alates 19. sajandist kaunistab see Briti monarhia kroone. See sattus Briti valdusesse pärast Sihi impeeriumi vallutamist. India, Pakistan, Iraan ja Afganistan, 4 riiki korraga tahavad seda tagasi. Suurbritannia ei kavatse seda tagastada. Ja kõige pöörasem lugu, Trooja kuld, niinimetatud Priamose aare. Selle kaevas Türgis välja arheoloog Schliemann 1873 aastal ja salaja viis selle Osmanite impeeriumist välja. Teise maailmasõja ajal peideti kulda Saksamaal. Hiljem sattus see NSV Liitu. Täna asuvad Trooja aarded Moskvas Puškini muuseumis ja Venemaa peab neid enda omaks. Vana raamat, vana nägu, vana kivi ja vana kuld. Välja vaevatud ühes riigis, välja pandud teises. Ja vaidlus selle üle, kellele need tegelikult kuuluvad, kestab kauem kui mõni riik on maailmas eksisteerinud. Midagi sügavuses. Ja siin on viimane lugu, kõige kummalisem. See ei räägi iidsetest aegadest. See räägib sellest, mis toimub praegu, samal ajal, kui sa seda videot vaatad. Viimase 10 aasta jooksul on ookeanidesse saadetud üle 3000 autonoomse seadme. Väikesed asjad, umbes seljakoti suurused. Need mõõdavad soolsust ja temperatuuri, teised kuulavad. Nad püüavad kinni helisid ja signaale vees ning otsustavad ise, kas tegemist on loodusliku või tehismüra. See töötab nagu andmebaas. Kui selline signaal on juba varem esinenud, tunneb seade selle ära. Kui mitte, märgib selle uueks ja saadab analüüsimiseks. 2023 aasta juunis püüdis üks selline andur Vaikse ookeani sügavuses umbes 3600 meetri peal tugeva tehissignaali. Signaal kestis umbes 70 minutit. Ja siis hakkas allikas veelgi sügavamale liikuma ja kadus. Mõne kuu pärast kordus sama Atlandi ookeanis. Seal tuvastasid signaali korraga mitu seadet. Ja nüüd see, mille pärast kogu see lugu. Allika kiirus oli umbes 370 kilomeetri vee all. Sügavusel üle 3 kilomeetrit. See on kiirem kui enamik allveelaevu liigub isegi pinnal ja palju sügavamal, kui need üldse töötavad. Et nii tihedas vees sellisel sügavusel nii kiiresti liikuda, on vaja tohutut võimsust ja erilist kere. Ametlikult selliste omadustega seadmeid ei eksisteeri. Teadlased hakkasid huvi tundma, võib-olla on tegu sõjaliste katsetustega. Siis oleksid läheduses olnud satelliidid, saatelaevad, hoiatused laevadele, aga midagi sellist polnud. Võib-olla loodus. Siis oleksid seismilised jaamad signaali kinni püüdnud, aga need vaikivad. Võib-olla lihtsalt aparatuuri viga, aga 2 seadet Vaikse ookeani piirkonnas näitasid sama tulemust ja Atlandi ookeanis mitu tükki korraga. Kõige ratsionaalsem seletus on mingite uue põlvkonna süvaveeaparaatide salajased katsetused.
millest lihtsalt ei ole kombeks valjult rääkida. Ülikiire veealuse liikumise arendused toimuvad tõesti mitmes riigis. Tehnoloogia on jõudnud kaugele edasi. See, mida rahvale näidatakse, jääb tavaliselt tegelikest arendustest aastate võrra maha. Ametlikult välja kuulutatud selliste aparaatide sügavused ja kiirused on aga märgatavalt madalamad kui need, mida andurid fikseerisid, nii et ka see versioon ei selgita kõike. Aga ametlikku lugu ei selgitatudki lõpuni ja küsimus jääb vastuseta. Ookean on ühine, see on rahvusvaheline, aga keegi kihutab seal 370 km/h kiirusega sügavusse. Seal, kus kõigi õpikute järgi ei tohiks üldse midagi olla. Ja see pole ju legend ega mitu korda edasi räägitud jutt. See juhtus 3 aastat tagasi. Ja aparaat salvestas kõik sekundilise täpsusega. Keegi laskub sinna, kus on time, külm ja surve nagu 1000 atmosfääri. Liigub nii, nagu mitte keegi teine planeedil ei suuda. Ja läheb rahulikult veelgi sügavamale. Kas need olid salastatud katsed või harudane keerulise tehnika viga? Aga sina, mida arvad? Kirjuta kommentaaridesse. Ja just see ongi kogu selle asja juures kõige kummalisem. Me oleme harjunud mõtlema, et minevik on juba täielikult teada. Õpikud on kirjutatud, muuseumid on täis erinevaid eksponaate, kõik hauakambrid on juba avatud. Ja siis üks münt, üks raamat, üks signaal ookeani pimedusest. Ja selgub, et me ei tea peaaegu mitte midagi. Igal aastal toob minevik meile midagi, mida ei tohiks olla. Ja kõige huvitavam on seal, kus teadus ausalt ütleb, me veel ei mõista. Telli ja lülita teavitused sisse, uus video on juba varsti tulemas.